Nii, Merlin, Merlin. räägi, kust sa pärit oled ja kus sa üles kasvasid? No pärit olen ma tegelikult siit samast Tallinnast, sündinud Põhja-Tallinnas või Mustamäe haiglas, aga elanud esimesed 8 eluaastat Põhja-Tallinnas. Ühes ühiselamutüüpi majas. Nii palju, kui ma oma lapsepõlves seda maja mäletan, siis see oli üsna selline räpane. Kontingent, kes seal majas elas, oli hästi sihuke mitte lapsesõbralik, ütleme niimoodi, et hästi palju joodikuid, mustust, kodutuid, prügikatkiseid aknaid. Seal oli kõike, ütleme niimoodi. Ja ega mu kodune elu ei olnud ka just, mis sihukene ilus nagu roosavanna. Et meil, mu isa ja ema mõlemad olid alkohoolikud. Isa oli vanglas, kui mina sündisin. Ema oli suht tihti tsüklis, et tsüklist väljas päevadel, siis ta suutis natukene olla ka ema. Aga tsüklist, see käis suhteliselt tsüklisse. Ja siis mul on 2 õde, noorem ja vanem. Mõlemad on sihuke, vanem on 4,5 aastat vanem ja noorem on siis 3,7 aastat noorem. Et sihuke enam-vähem keskel olen seal. Ja siis vanemõde tegeles peamiselt ikkagi siis sellega, et noorem ellu jätta. Mina siis olin seal keskmine laps ja pidin ise hakkama saama juba maru väiksest peale. Aga mul oli seal naabruses oli üks vene perekond, kes mind hästi hoidis. Et ma suht elasin nende juures. Ja siis vastasmajas ühikas elas ka üks perekond, kes siis meid kõiki nagu väga hoidis. Et seal oli ka tegelikult ema oli üksik vanem oma tütrele, aga hoolimata sellest ikkagi nagu toitis ja kattis meid ka, kui vaja oli. Et kui meil ikka Raju joomapidu oli selles 12 ruuduses korteris, kus oli siuke 15 inimest korraga sees, siis lastel seal ilmselgelt ruumi ei olnud. Ja siis me ikka põgenesime üle tee naabrinaise juurde ja siis ta ikka võttis meid alati vastu. Vahest magasime diivani peal niimoodi, et me olime nagu väiksed minikilud seal kõik rivis. Aga niimoodi me elasime, kuni siis ühe saatusliku päevani, kui ema mul oli jälle mingisugusel joomatuuril, küll mitte kodust ära nagu, aga selles samas majas oli kellegi juures pidu. Seal toimus suuremat sorti tüli ja siis ta lükati 3. korruselt alla. Ja siis lastekaitse siis sekkus olukorda. Eks selle aja jooksul siis oli meil päris mitmeid selliseid olukordi, kus meid viidi kriisikottu ja siis üritati ka nagu, see pigem võib-olla oli isegi meie ühe peretuttava nagu initsiatiiv, et ema nagu meil aidata sellest alkoholismist välja, siis meid suunati kriisikodudesse. Et kose lükati, see oli siuke naiste kriisikodu või kriisimaja või mingi siuke koht, kus siis sai ta siis kainenema ja siis meie olime siis hoolitsetud ja söödetud ja soojas. Aga siis kui see õnnetus juhtus, siis meid viidi turvakodusse ja sealt turvakodust hakkas siis hargnema see lugu kuni sinnamaani välja, et me lõpuks lõpetasime Keilases Lastekülas. Aga ma oma lapsepõlvest nagu midagi positiivset ei mäleta rohkem kui, et neid kordi, kui me käisime Tartus vanaema juures. Ja seal siis oli niimoodi, et vanaema hoidis meid, et see vanaemad on vist mingi väga kuldsed inimesed, mul on siuke tunne, et see on see 90ndate alguse aja laste rõõm, mul on siuke tunne. Aga kuna meil vanaema oli ka juba selles mõttes üksik ja ikkagi päris vana, siis ega ta meid nagu endale kasvama ei saanud võtta enam. Seda oleks liiga palju tema jaoks, et tal oli ka puushaige, nii et see oli nagu keeruline. Ja siis põhimõtteliselt oligi, et ega seal oligi nälga tundsid, külma tundsid, üksindust tundsid, nähtamatuse tunnet oli hästi palju,
no selle nähtamatuse ja üksildusega ma nüüd täiskasvanu eas olen väga palju trigerdada saanud. Et kui me sinna Lastekülla sattusime, meil oli ju justkui tegelikult kõik olemas. Kodu oli olemas, söök oli olemas, riided olid seljas, kasuema tekkis. Justkui nagu siuke hea ilus peremudel, et nagu võiks ju kõik nagu traumad pühitud olla. Aga reaalsus on ju see, et iga laps igatseb ikkagi oma koju tagasi, oma ema, oma isa, oma nii-öelda kodu, et vahet pole, milline see siis on, eks ju. Aga ma ei tea, kas ma olen võib-olla julm või kalk või ma isegi ei tea. Mina tean seda sellest hetkest saadik, kui mina sinna Lastekülla sattusin. Mina võtsin reaalselt selle hoiaku, et jah, mul on see bioloogiline päris ema, aga ta ei ole mu ema. Et tänaseks ma olen endale selle formuleerinud reaalselt selliseks, et aitäh, et ta mulle elu andis, aga ta on lihtsalt üks naine, kes on mind sünnitanud, et ma isegi ei nimeta teda täna enam oma emaks. Et minu ema on ikkagi see, kes on mind kasvatanud, ehk siis täna see Lasteküla ema. Ja siis selles mõttes mul on temaga nagu väga soojad ja lähedased suhted, aga ta ei ole nagu, me ei ole ikkagi nagu see ühe veregrupi inimesed selles mõttes, et seal mingisugune nii-öelda see lahknemine toimub ikkagi, kuigi ta on hästi minu inimene. Aga ikkagi nagu alateadlikult mingi barjäär on vahel. Ja siis Lastekülas oli nagu elu iseenesest hästi ilus. Koolis käisid, reisisid, perega tegime hästi palju asju, hästi palju traditsioone tuli sealt kaasa, jõulud ja sünnipäevade tähistamised. Mina ju enne oma 8. eluaastat ei teadnud neist mitte midagi. Ma teadsin, et mingisugused kuupäevad on, aga mis need on, milleks need on. Ei olnud minu sünnipäeva tähistatud, ei olnud meil peres kunagi jõule tähistatud. Ma ei olnud kunagi kingitusi niimoodi sellisel kujul saanud, et need olid kõik nagu uued asjad, mis ma kaasa sain siis Lastekülast. Ja ma pean nendest traditsioonidest täna väga-väga lugu, et need on minu jaoks hästi olulised. Et see perega koos veedetud aeg on üli tähtis minu jaoks. Lapsepõlvest, mis ma veel hästi järgsalt mäletan, on see, kuidas ma sain reaalselt peksa absoluutselt iga asja eest. Olin süüdi, ei olnud süüdi, peksa sain ikka. Et ma olin see keskmine laps. Suuremade suutis ennast kaitsta, väike oli lihtsalt pesamuna. Ja kõik, mis oli, sain mina. Sain rihmaga, sain vitsaga, sain juhtmega, sain millega iganes. Et mul on eredalt meeles see kord, kui ma sain niimoodi vitsa, et mul olid reaalselt verevorbid olid jalgade peal. Ma ei saanud kõndida enam peale seda. Et see oli nagu siuke võigas asi. Aga ma millegipärast ei ole kunagi seda peksa saamist nagu enda sees nagu klassifitseerinud sellena, et see on vägivald või et see on kuidagi jätnud mulle mingisuguse märgi. Jah, täna oma lapsele ma ilmselgelt peksa ei annaks, nagu never. Et isegi kui ta teeb ükskõik mida iganes, mul käsi ei tõuse lihtsalt lööma. Aga see on jätnud minule selle teadmise, et füüsiline vägivald ei lahenda mitte midagi. Ja teadlikult olen ma suutnud ka sellest füüsilisest vägivallast nagu täna nagu eemal olla, et ei ole mind koolis kiusatud, ei ole mind reaalselt nagu ma ei ole kunagi tundnud seda, et ma olen kuidagi teistest halvem või kuidagi teistest teistsugusem või midagi sellist, sest ma tean, et kui Lastekülla läksin, siis tollel ajal oli hästi populaarne see, et kui lastekodu lapsed käisid koolis, siis meid sildistati hästi palju. Minul ei ole sellega mitte mingisugust kokkupuudet, et mul oli hästi kokkuhoidev klass. Nad väga hoidsid mind, mul klassikaaslaste vanemad hoidsid mind väga, et ühe klassikaaslase ema isa ütlesid, et kui nad saaksid mind võtta, siis nad võtaks mind omale lapseks. Et see oli nagu hästi tore ja siiamaani on, kui ma ikkagi näen neid, siis meil on nagu hästi siuke tore nagu jutuajamine alati. Et mul tegelikult on siukseid positiivseid mälestusi on hästi palju,
aga mis ei tähenda seda, et ma enda sisse ei kuhjanud asju. Et kõik siukse negatiivse ma pakkisin ära enda sisse ilusasti niimoodi, tegin nägu, et kõik on hästi. Ja tegelikult oligi hästi, sest koolis ma õppisin hästi, ma olin 4-5-eline õpilane. Ma olin hästi selline aktiivne, ma tegelesin igasuguste asjadega, ma käisin trennis, ma tegin Lastekülas lehte, suveti käisin tööl alati, et selles mõttes, et minu jaoks oli hästi oluline see aktiivsus ja see on kestnud tänase päevani, et ma ei suuda töötada näiteks ühe koha peal ainult, et mul on ikka vaja nagu to the max võtta, mul sõbrad naeravadki, et mul on mingid lisapatareid tagumikus. Et energiat on nii palju, jõuan igale poole ja teen igasuguseid asju, aga ma olen nagu orienteeritud sellele, et iga areng on areng ja iga asi on nagu kuidagi sinu vaimule nagu kasulik ja hea. Et arvestades seda, kui palju ma oma elus olen üritanud mingisuguste nii-öelda traumadega tegeleda, siis tegelikult reaalsusse traumadega tegelemine varases eas ei olnud minu jaoks nagu traumaga tegelemine. See oli pigem see, et ma korra vaatasin otsa ja pakkisin veel sügavamale enda sisse ära. Siis täna ma nagu mõtlen selle peale, et kui ma nüüd jõuan sellesse punkti nagu oma elus, kui ma nüüd kiiresti hüppan lapsepõlvest oma täiskasvanu ikka, et jõuda uuesti lapsepõlve tagasi, et kus need nagu minu nii-öelda keerulised lahtihargnemised hakkasid toimuma, oligi see, et ma umbes 5 aastat tagasi ma põlesin hästi nagu ereda leegiga, põlesin läbi nii eraelus kui siis tööl niimoodi, et igasugune uni ja söömine ja kõik see muutus nõrkadele. Minu tööpäev hakkas hommikul kell 7, tihtilugu lõppes öösel 2:30. Siis ma heal juhul magasin, halvemal juhul ei maganud. Ühel hetkel, kui ma und hakkasin skaneerima, siis selgus, et ma tegelikult ei magagi öösiti. Et ma lihtsalt olen seal voodis silmad kinni, aga see ei ole uni. Siis sellega kaasnes ka see, et ma lõpetasin ära söömise. Et mul tekkisid nagu juba see probleem, et ma ei söönud, ma ei maganud. Ma olin krooniliselt üleväsinud. Ja kõik ajas mind nutma, aga sellega ka see asi veel ei piirdunud, et ma nagu oleks hakanud nagu selle olukorraga nagu reaalselt tegelema. See lõppes pigem sellega, et ma mõtlesin, et okei, et ma siis lõpetan ära suhte, ma vahetan ära töökoha ja see kõik nagu lahendab kõik probleemid. Et ma olen ikkagi iseseisev ja tubli ja saan hakkama ja mul ei ole nagu mitte midagi nagu vaja, mitte kuskilt mingit toetust, mitte mingisugust tuge, mitte mingisugust ravi, mitte midagi ei ole vaja, et ma saan hakkama. Ma olen ikkagi terminaator naine, et ma siiamaani olen hakkama saanud, saan edaspidiga. Et ei ole sihukest asja olemas, eks ju. Ja siis ma vahetasingi töö, vahetasin ära. Rahulolemustus kestis edasi, koju läksin, kui mul laps ja isaga, siis koju läksin, siis ma jälle mõtlesin, et jälle ma olen siin üksinda. Jälle ma tunnen seda üksilduse tunnet, et mille jaoks ma siin maailmas üldse olen, et kelle jaoks ma üldse vajalik olen. Mul ei ole nagu kordagi olnud seda tunnet, et ma tahaks ise endalt elu võtta või endaga elu kallale minna kuidagi moodi. Seda mul ei ole nagu õnneks olnud. Aga hästi palju ma olen nagu mõelnud selle peale, et mis on minu eksistentsi mõte või miks ma üldse nagu pean eksisteerima siin maailmas. Ja siis ma olen nagu tuginenud iseenda peas jällegi sellele, et aga mul on ju laps, see laps tuleb ju suureks kasvatada, et tema nimel ikka pead ju eksisteerima. Aga ühel hetkel sa jõuad ikkagi sellesse punkti, et sa nagu tahaks ju ise ka iseendale midagi pakkuda või tahaks kuidagi tunda seda nagu rahulolu ja rõõmu ja sihukest positiivset emotsiooni. Ja kui ma sain aru, et see töö nagu ei andnud mulle seda nagu positiivset olemist ja see lahkuminek ei täitnud ka nagu seda eesmärki, mida ma arvasin, et ta täidab. See, et ma need otsused tegin, need olid hädavajalikud, sest et see suhe oleks mind omakorda veel nagu sügavamale lükanud. Aga see
see on nii-öelda rahulolematus ja see leinaperiood oli vaja ikkagi läbi elada. Ja siis, kui ma seal kodus olin üksinda ja neid emotsioone kõiki tundsin ja mõtlesin ja ma ei saanud aru, kus kohast nagu nad tulevad ja miks nad tulevad nagu nii tugevasti pinnale. Ja siis ma hakkasin otsima nagu lahendusi. Rääkisin ühe sõbraga ja rääkisin teise sõbraga ja kolmanda sõbraga ja kõigil olid mingid omad mõtted. Ja siis juhuslikult tuli siis välja see raamat, see üksindusse jäetud, eks ju. Ja siis ma hakkasin seda lugema. Ja siis ma hakkasin harutama neid asju enda peas. Ja siis ma jõudsin nagu järeldusele, et miks ma näiteks nii tugevasti tunnen seda üksilduse tunnet, kui ma olen inimeste keskel. Mul on inimesed, kes minust hoolivad, kellele ma olen kallis ja tähtis, aga ma tunnen ennast ikka üksildasena. Ja siis ma jõudsingi tagasi oma varasesse lapsepõlve. Sinna, kus ma olin nende joodikute keskel, kus ma nägin pealt hästi palju vägivalda, kus ma nägin hästi palju inimesi. Ma olin nähtamatusel. Tegelikkuses ma olin nähtamatusel. Ja siis mul hakkas nagu vaikselt see pusle nagu tükk haaval nagu oma kohale asetsema. Et miks ma tunnen seda tunnet? Ma olen ju eluaeg otsinud tähelepanu ja ma ei ole seda mitte kunagi saanud. Ka tegelikkuses ka Lastekülas elades ma ei saanud seda tähelepanu. Mul oli ju perekond, mul olid inimesed, kõik nagu justkui oli, aga ma olin tubli. Ma õppisin ise, ma sain kõigega hakkama ja meil olid peres ka lapsed, kellega oli rohkem vaja tegeleda. Nemad said jälle selle tähelepanu endale. Ja mina jäin jälle sellest tähelepanust ilma. See lapse sündroom, jah. Ja siis oligi see samane lugu, et kui ma siis nagu jõudsin nagu sellele momendile, et aga see tähelepanu ongi see, mida ma ei ole mitte kunagi saanud. Siis ma mäletan, et kooli ajal ma hakkasin tegema mingisuguseid sigadusi. Eks ma hakkasin ka suitsetama mingil hetkel, alkoholi tarbima, sest negatiivne tähelepanu on ju ka tähelepanu. Ja ma sain sealt nagu mingisuguse nii-öelda selle tagasiside. Sest see oli see tähelepanu, et siis mind ka märgati. Siis ma muutusin ka järsku nähtavaks, et ma olen probleemne. Ja siis, kui ma nüüd täiskasvanu eas nagu jõudsin sellele momendile, et aga see tähelepanu ongi olnud see, millest ma olen nagu tohutult puudust tundnud, sellest turvalisest, soojast märkamisest, sellest, et keegi näeb, et ma tegin midagi. Keegi kuuleb, et ma ütlesin midagi. Kellegi jaoks nagu tähendab see minu nagu välja öeldu või minu rahulolematus või see kellegi jaoks tähendab midagi, siis see tegelikult oligi see, mida ma taga otsisin. Ja siis mul see üksilduse tunne vaikselt hakkas ära hääbuma, sest siis ma sain aru, mille pärast ma seda nagu nii võimsalt tunnen, on see, et ma ei osanud nagu ühelt poolt nagu näha seda, et need inimesed minu ümber tegelikult märkavad mind. Need inimesed hoolivad minust, need inimesed nagu on minu jaoks olemas. Aga ma olin endale selle klaaskuulikese fassaadi ümber ehitanud ja ma ei märganud seda ise. Ja kui ma jõudsin nagu selleni, et need ongi nagu need pusletükikesed, mis omavahel kokku peavad minema, siis minust tekkis rahulolu. Minust tekkis see kergus, see arusaam, et me tahame ju kuuluda kuhugile, me tahame ju olla hoitud, me tahame ju olla märgatud, kuuldud, nähtud. Me tahame saada seda kahekõne. Seda, et mina ütlen, sina ütled, meil tekib see diskussioon. Meil tekib see nagu tahe kommunikeerida, jagada, tunda, et see, mida ma jagan, on ka teise inimese jaoks oluline. Et see andis mul hästi palju nagu seda kergust tagasi. Ja sealt vaikselt hakkas nagu välja ujuma igasuguseid neid lapsepõlve trigereid, kus ma siis mõtlesingi, et okei, et ühe nii-öelda vastuse ma sain, aga seal on ju miljon veel, millega ma olen nagu oma peas korraks nagu puudutanud, aga siis hästi sügavale jälle ära pakkinud, sest et see on ebaoluline. Aga kui sa ise nagu hakkad märkama seda, et sa oled rahulolematu kõigega, sa ei tunne rõõmu igapäevast, sa ei tunne rõõmu sellest eksistentsist, sa ei tunne rõõmu iseenda väikeste saavutuste üle, siis need kõik asjad ju tegelikult mõjutavad sinu nagu igapäevaga edaspidi.
Ja siis sa nagu mõtledki, et mis sa nagu tegema pead iseenda jaoks selleks. Noh, ja siis kuni samamoodi, et ma mõtlesin, et kui ma reisin, et ma sain sealt selle positiivse energia, aga ma sain selle positiivse energia ajutiselt. See kestis täpselt umbes 2-3 kuud. Ja siis ma olin jälle täpselt samas punktis tagasi. Ma tundsin, et ma olen siin konnatiigis nagu suletud ringis. Kõik teavad minust kõike, aga ma ise ei tunne ennast. Mul on endaga halb olla. Ja siis ma jällegi paari sõbraga arutlesin seda, ja siis nad kõik ütlevad, et sa oskad teistele nõu anda imehästi, aga sa ei oska iseendaga tegeleda üldse. Et sa näed kõike seda, mis sinu ümber toimub, sa oskad nagu suhestuda, samastuda, vastu võtta, anda, et sa nagu kõike teed seda, aga miks sa iseendaga ei tee seda? Ja siis ma kogu aeg nagu arvasingi seda, et teised inimesed peavad mind õnnelikuks tegema. Et teised inimesed peavad olema need empaatilised olevused minu ümber, sest mina ei ole empaatiline. Mina ju tahan anda. Mina ju tahan ka, aga siis ongi see, et ma ühel hetkel sain aru, et see peab olema vastastikuna. Et mina annan ja sina annad. Mina võtan ja sina võtad. Et see käib nagu kahes suunas peab see liiklus olema, et ei ole niimoodi, et üks annab, kuni tal ei ole enam midagi anda, ja teine siis muudkui aga võtab, kuni sa oled tühjaks pigistatud sidroon. Kui ma ei eksi, siis selles raamatus oli ka nagu juttu sellest, et sa pead ise endale hakkama rohkem andma. Jah, täpselt. See on ka hästi oluline, et see on meil, ma arvan, Eestis nagu väga selline ebaloomulik, et ikka on see, et siis oled nüüd isekas ja nii edasi, et egoistiks muutud sa kohe, kui sa hakkad ise enda peale mõtlema. Aga kui sa tegelikult annad ise endale seda, siis sa oled rohkem rahulolevam ja siis sa saad ka teisi rohkem aidata. Ja? Sest mul oli hästi kaua aega, oli näiteks väga suur probleem oli sellega, et ma ei suutnud näiteks üksinda välja sööma minna. Ma ei suutnud üksinda kinno minna. Minu jaoks oli üksinda jalutama minek, see oli katastroof kuubis, sest et kuidas ma lähen sihitult üksinda kuskile. Ja siis, kui ma hakkasin nagu aru saama sellest, et sa pead ise endaga üksi olemist nautima hakkama, siis tuli see nagu arusaamine, et aga kui ma ise endale annan, siis tahavad teised ka mul anda. Siis ei ole nagu see, et mina muudkui annan välja lootuses, et äkki ühel päeval tuleb keegi annab mulle ka midagi. Et siis tekib nagu see nagu loomulik liiklus, aga tegelikkuses on see, et senikaua, kuni sa ise endale ei anna, teised ei anna ka sulle. Et see on see teadmine ja see arusaam nagu sinnamaani jõudmiseks on ikka see, nagu ma kogu aeg mõtlen, et mingisugused kuristiku servad, kus peal ma olen tallanud niimoodi, et kõõlun siia poole ja sinna poole. See on visuaalne siis mõte, mitte nagu reaalsus. Et ma ei ole päriselt kuskil serva peal tallunud ja mõelnud, et ma nüüd hüppan siit alla. Aga emotsionaalselt need kuristiku servad, kus ma olen kõõlunud, on tegelikult olnud minu nii-öelda ärkamise mõttes ikka üübervajalikud. Et ma olen aru saanud hästi palju nendel hetkedel, kui ma olen kokku varisenud. Ma arvan, et neid kokkuvarisemisi on olnud minu elus võib-olla 3-4 korda. Viimane oli siis nüüd umbes 3 aastat tagasi selline suurem, kus ma nagu reaalselt olingi lootasandis voodis ja mõtlesin, et mul on kõigest täiesti kamakaks. Täiesti saa või minu pärast tulgu või veeuputus. Minust nagu nii mitte midagi ei sõltu. Siis kõik need on olnud nagu minule tõukaks selleni, et aru saada, et ma pean ise ennast nagu rohkem armastama. Ma pean ise endaga nagu rohkem sõbraks saama. Ma pean ise endasse oskama vaadata ja ise endasse uskuma. Et kui ma hakkan seda kõike tegema, siis kogu see protsess muutub hästi nagu loogiliseks ja normaalseks ja harmooniliseks, et ma saan nagu võtta, anda, jagada ja tunda nagu seal juures nagu neid päris emotsioone, et kui oli kaua aega, ma ei julgenud väljendada enda emotsioone üldse, siis täna mul on ükskõik millises keskkonnas ma olen,
minu üks vihaemotsioone näiteks on see, et ma hakkan nutma ja ma ei häbene seda mitte millimeetritki. Kui ma tahan nutta, siis ma nutan ja mul on ükskõik, mida teised inimesed sellest arvavad. See, kas nad reageerivad sellele või ei reageeri, see ei ole ka, et mul lapse isa ütles selle kohta, et ma manipuleerin. Et see oli nagu, et miks sa manipuleerid minuga, et jälle pigistad sa need pisaraid välja. Ja tegelikult oli see, et siis ma mingil hetkel ütlesin ka talle, et kallis inimene, et kas sa saad aru sellest, et senikaua, kuni ma reageerin ükskõik mismoodi ma reageerin, siis see tähendab seda, et ma veel hoolin. Aga kui ma enam ei reageeri ja enam ei ütle mitte midagi, siis sa võid aru saada, et midagi on väga-väga valesti. Et kui sa praegu arvad, et ma manipuleerin, siis kindlasti nagu sa eksid rängalt. Aga ma küsin võib-olla vahele seda, et kui palju sa tead enda vanemate taustast enne laste saamist? Kui palju ma tean oma vanemate taustast? Minu isa oli ka lastekodulaps. Et see on natukene selline nagu just kui ajalugu kordub lugu. Samas minu isa võttis lastekodust ära siis minu isa isa uus naine siis, nagu ma sain niimoodi aru. Ja minu ema on ka lühiajaliselt olnud lastekodus, aga seal oli täpselt sama lugu, et vanaisa uus naine siis võttis nad lastekodust ära. Et see lastekodu nagu muster on minu peres nagu kuidagi hästi tugevalt sees. Ja mul on õdedega tegelikult erinevad isad veel lisaks kõigele. Et mul vanem õde, mul on tegelikult vend ka, kellega ma ei ole mitte kunagi koos kasvanud, sest et siis kui ema ja siis vanema õe ja venna isa lahutasid, siis laste jagamine toimus niimoodi, et üks laps jäi ühele vanemale ja teine laps läks teisele vanemale. Et vend sai siis teada meie olemasolust siis, kui ta oli 16. Mis on ka nagu selline iga, kus kokku kasvamist enam ei toimunud. Me olime eraldi kasvanud. Ja üldsegi kuidagi ma selle perekonna suhtes olen võtnud selle hoiaku, et mul on hästi mitmed perekonna liikmed on ise hakanud perekond, et nad on kuidagi kasvanud minu pereks. Et näiteks üks mu parimaid sõbrannasid, siis tema ema ja pere hoiavad mind nagu oma perelast. Et selles mõttes suhtuvad minu lapsesse ja üldse kogu sellesse asja väga nagu selliselt hästi soojalt. Et siis me ikka naerame vahest seda, et ise hakanud perekond on see kõige parem perekond. Ja siis mul kasuema lapsed on samamoodi nagu selles mõttes, tema bioloogilised lapsed olid täiskasvanud, kui ta lastekülla tööle tuli. Ja siis nemad on ka nagu meie jaoks meid nagu hästi omaks võtnud, et nad ei vaatle meid nagu võõraid, vaid pigem ikkagi nagu oma pereliikmeid, et see alati oli nii tore, kui mul ühe kasue lapsed väiksed olid ja siis me jõuludeks ikka nagu sinna pere sai kokku. Sinna läksime siis üks õepoegadest jooksis alati ukse peale. Sugulased tulid, tädi tuli. Ja siis õetütre sõbrad on öelnud, et kust nad sellise tädi saaksid nagu mina olen, et kes alati tuleb, siis toob neile midagi. Et selles mõttes nagu kuidagi hästi, meil on nagu pere mõttes nagu mitte bioloogilise pere, aga just nagu see ise hakanud perekond, kes siis läbi Lasteküla tekkis, on kuidagi hästi selline kokkuhoidev ja hästi nagu tore. Et ma nagu hästi naudin neid koos olemisi, et jõulud ja sünnipäevad on ikkagi, me üritame koos võtta. Väga tore. Oled sa tundnud ennast armastatuna? Tänaseks kindlasti. Tänane elukaaslane, kes mul on, siis tema nagu väga hoiab mind. Ta nagu päriselt, ta on nagu kohal ja sa näed, et seal ei ole isegi nagu sõnadesse, vaid see on pigem nagu sa näed nagu väikeste tegudena seda, et kuidas inimene märkab, hoolib ja kuidas ta tegutseb ilma, et ta küsiks su käest, et kas ma pean seda tegema. Et tema jaoks on see normaalsus. Et minu jaoks on täpselt samamoodi normaalsus see, kui ma teen midagi ilma, et teine ootaks seda minult. Et ma märkan ja ma teen selle ära ilma, et keegi seda minult ootaks.
et sellised pisikesed märkamised, koos kulgemised, koos tegemised nagu on minu jaoks palju nagu informatiivsemad kui need sõnad, mida inimesed sageli lausuvad. Kas sul on midagi ka sellist, mida sa kahetsed oma elus? Kas just kahetsen, aga eks ma olen oma elus päris mitmeid otsuseid teinud lähtudes sellest, tuginedes oma traumadele, ütleme siis niimoodi, et kui minu esimene suhe näiteks oli hästi selline, ta oli suhtena, oli väga tore suhe, kõik oli väga hästi, kuni sinnamaani, kuni ma sain teada, et inimene petab mind minu 2 tolleaegse parima sõbrannaga. Et siis ma nagu sain aru, et tegelikkuses oli see kiindumus oli niivõrd suur, et ma olin valmis nagu sellest nagu lihtsalt mööda vaatama. Täna ma ei teeks seda never. Et õnneks ma tänaseks saan nende inimestega kõigiga normaalselt nagu hakkama. Selles suhtes, et me oleme need asjad omavahel nagu selgeks rääkinud, et minu jaoks on andestamine hästi suur asi. Et kui sa suudad andestada, siis sa ei kanna seda viha ja negatiivsust endaga kaasas. Et sellega sa ei hävita iseennast nii palju, et sul ei ole seda ängi ja seda vastikust nagu kellegi suhtes. Et kui sa suudad nagu loogiliselt enda jaoks need asjad kõik lahti mõtestada, siis on nagu palju lihtsam igasuguste olukordadega toime tulla. Et võib-olla ma kahetsen seda, et need teadmised ei jõua inimesteni nii varases eas, kui nad võiksid jõuda. Et ma oleks võib-olla väga palju asju oma elus teistmoodi teinud. Et ma ei oleks ka võib-olla tormanud nii rutakalt järgmisse suhtesse, et mul tegelikult 2 suhte vahe oli ainult pool aastat. Üks suhe oli peaaegu 5 aastat ja siis sinna otsa tuli kohe 16 aastat, et ma tegelikkuses oma kõige siuksema toredama elu olen elanud suhetes, mis ei olnud tegelikult minule terved. Et tervislikud. Et nad pigem olid, jah, ma kindlasti õppisin nendest mõlemast midagi, et ma ei kahetse seda, et ma nendes suhetes olin, aga mul on kahju sellest ajast, mis ma ära kulutasin nii pikalt selle peale, et jõuda sellesse punkti, et aru saada, et mis on õige ja mis on vale. Et millist kohtlemist ma enda suhtes ootan, et eks ma otsisin seda lähedust, mida ma ei ole ka nagu lapsena saanud. Eks ma otsisin võib-olla seda, et mul on nagu keegi stabiilne kõrval. Et mu elu on stabiilne, et ma ei ole hektilises mingisuguses maailmas, kus ma pean nagu kuidagi toimima või hakkama saama. Et siin ongi nagu sedasi võttes ja vaadates nagu kahetseda ei saa nagu, sa ei saa kahetseda. Seal nagu pigem on need õppetunnid on alati sul hästi vajalikud. Aga kas nad peavad tulema selliste hoopidena, see on küsitav lihtsalt. Et ma alati olen mõelnud seda, et kas ei ole olemas niisugust õpikut, mis õpetab seda, et kuidas mitte asju teha, vaid kuidas nagu need asjad nagu sujuvalt üle lasta. Et miks ei võiks olla õpik, kuidas ära tee, kuidas ära ela, kuidas ära lase endaga käituda. Aga ometi on see, et sa kolistad need ämbrid läbi ja siis sa saad reaalselt tegelikult aru, et mis oleks võinud hoopis teistmoodi olla. See on vist inimloomus ja et ikka on vaja ise minna surkida ja ma vitsad kätte saada, siis jääb meelde alles. Või ka siis meelde, et ikka vaja paar korda sama asja korrata. Vahest on jah sama ämbrid, kui ma ikka naeran, et ma olen veel oma tähtkult, olen jäär ka hästi kange. Ma saan, ma teen, ma tahan, ma olen. ja siis kolistadki neid ämbreid ühest astud järgmesse kohe, liraki, siis mõtled, et loll on ikka loll olla. Oled sa muidu oma vanematele ka andestanud? Jaa, absoluutselt. Selles suhtes, et ma oma isa tegelikult nägin ka täiskasvanu eas veel, et mu isa on nüüd tänaseks umbes
8-9 aastat umbes surnud. Nüüdseks võib-olla isegi 10. Siis ma ei mäletagi, millal ta suri. Ühesõnaga ta külmus surnuks joogise peaga bussipeatuses talvel. Millest on mul ääretult kahju on see, et mina sain sellest teada umbes 2 aastat hiljem. Et ma oleks tegelikult tahtnud ka minna ja teda matta. Sest kui ma lapsepõlves millestki üldse puudust tundsin, siis oli see isa eeskuju. Et jah, Lastekülas mul tekkis tolleaegse külajuhatajaga tekkis see siuke isalik eeskuju. Aga ja ma tema pealt nägin, kuidas nagu tegelikkuses päriselt normaalne pereelu peaks käima ja kõik sellised asjad. Aga ma ikkagi nagu mäletan kõige rohkem seda, et ma tundsin hästi puudust sellest, et mu isa ei olnud minuga. Et ema figuuri kõttis ära Lasteküla ema ikka väga hästi. Aga just see isa ja see mees nagu pool oli nagu hästi tugevasti puudu. Ja ma mäletan, ma olin äkki 17 isegi, kui ma teda siis üle aastate nägin. Ja mu isal ei olnud nii palju julgust, et minuga kohtuma tulla mitte alkoholi joobes. Ja ta üritas mind tollel hetkel ära osta rahaga. Et vabandada, et ta ei ole olnud mulle isa. Ja siis mõtlesin ka, et endamisi nagu nüüd tagantjärgi jälle olen mõelnud, et ma oleks pidanud tollel hetkel tegema asju hoopis teistmoodi. Aga ma olin ise noor, ma ei oskanud nagu võib-olla neid asju vaadata sellel hetkel sedapidi. Ma olin pettunud temast tollel hetkel hästi tugevasti. Aga kui ma sain teada, et ta surnud on, siis see ikkagi tegelikult mõjutas mind päris nagu palju, kuigi ma ei ole oma isaga mitte kunagi koos kasvanud. Et kui ma sündisin, nagu ma alguses ka ütlesin, siis ta oli vanglas. Siis ma tean, et seal väiksemas elueas ma mingisugused päevad veetsin temaga. Ma tean seda, et 3. eluaastaks kinkis mulle ühe suure nuku, kes oli pikem kui mina. Need on sellised väiksed, justkui tühised mälestused. Aga mingil põhjusel oli tema nii-öelda olemasolu minu jaoks hästi tähtis. Ja mind ikkagi nagu muutis väga kurvaks, et ma ei saanud olla seal siis, kui tema matused olid. Et ma täna tegelikult isegi ei tea, kuhu ta maetud on. Sest ma üritasin saada tema surmatunnistust perekonnaseisuametis, siis nemad väidavad, et sellist inimest ei ole maetud. Et ilmselt on kuskil registris mingi kanne tegemata jäänud ja põhimõtteliselt ei ole teda olemas enam. Ja minu ema siis bioloogiline, tema on nüüd üle 20 aasta teadmata kadunud, tõenäoliselt ka mingi numbriga maetud kuskile. Mul vanemõde üritas mingil hetkel politseis käies, andis DNA-d, et äkki kuskil on numbriga maetud, et on mingi DNA kogumik kuskil, aga tuleb välja, et võimalik, et ta maeti juba siis, kui veel ei võetud DNA-d. Et tema asukoht on ka meie jaoks nagu täiesti teadmata. Kuidas sul õdedega omavahel läbi saamine? Vanemõega ma saan läbi, nooremõega ma väga ei saa läbi. Nooremõega ma ei saa lihtsalt hästi lihtsatel põhjustel läbi. Mu noorem õde oli 14 aastat süstivnarkoman ja sellest mingi osa aja ta elas minu juures. Me vanemõega üritasime teda väga palju nagu toetada ja aidata, et teda välja tuua sellest. Ja siis ta kasutas nagu seda olukorda tollel hetkel ära, et hästi palju manipuleeris, mis on narkomanide puhul tavaline. Tänaseks on ta õnneks nüüd juba almost 4 aastat puhas. Ta on 2 lapse ema. Aga meie suusad läksid hästi risti sellega, et kui ta minu juures elas, kõigepealt oli see, et ta elas ennem vanemõe juures, vanemõe elukaaslane ja abikaasa siis tollel hetkel mingil hetkel ütles ka, et nii ei saa jätkuda, et ta ei saa elada seal, kui ta nagu ei lõpeta neid ainete tarbimise asju. Ja siis ta tuli minu juurde. Me aitasime tal hariduse ikkagi kätte saada, et ta sai ikkagi oma keskhariduse kokapaberitega kätte. Ja siis oli üks aastavahetus, kus me tulime hommikul koju lapse isaga
sõprade juurest. Ja mul köögis kraanikausi kõrval oli 3 süstalt. Ja võt see oli nagu minu jaoks oli selline koht, kus ma tundsin, et kõik minu igasugune piir ja taluvus ja kõik on ületatud. Ja ma olen hästi pika kannatusega, ma olen tohutult pika kannatusega, aga kui see kannatus katkeb ja minu usaldust kuritarvitatakse, siis on pahasti. Seda usaldust tagasi võita on väga-väga keeruline. Ja mul ongi nooremaega see suhe täna, et ei olegi suhet. Et ma kuidagi ma justkui nagu saan ühelt poolt aru, et ta oli haige. Aga mul on kuidagi mingisugune emotsionaalne tõrge temaga suhtlemise ees. Ma ei kuidagi ei suuda, ma ei ole isegi nüüd paaril aastal käinud oma vanema õe laste sünnipäevadel selle tõttu, et ma tean, et ta on ka seal. Ja ma kuidagi ei tunne, et ma tahaks sinna seltskonda minna. Ja ma olen nagu terapeudilt küsinud selle kohta, ma olen oma emaga, kasvuemaga siis rääkinud sellel teemal. Ja nad kõik ütlevad, et ma ei pea sundima ennast temaga kommunikatsiooni otsima, kui ma ei ole selleks valmis ja ma ei taha seda. Et ma teen sellega ise endale ainult liiga, kui ma hakkan suruma ennast kuhugile, kuhu ma tunnen, et ma ei sobitu. Ma pigem ei tee seda olukorda hullemaks. Ma aksepteerin, mul on hea meel, et ta täna on puhas, toimiv ja kõik asjad, aga minu see ei ole isegi mitte see, et ma ei ole andeks andnud, vaid seal on mingisugune muu psühholoogiline tõrge, mille jälile ma tänaseks veel ei ole saanud. Aga see on juba algus see, et sa teadvustad endale ja märkad seda. Ja, et täna ma nagu tunnengi, et ma justkui kuulun kuhugile nagu oma perekonna mõttes, aga samas ma nagu kuidagi ma olen võtnud endale selle, nagu ma alguses siin ka mainisin, et Terminaator naise hoiaku. Et ma nagu ei otsi väga seda sukest abi oma perekonnalt. Et ma pigem püüan lahendada oma asju ise või siis kuidagi teistmoodi, aga mitte nagu perele tuginedes, et sellistel hetkedel ma tunnen, et ma olen siin maailmas endiselt üksi. Mis su suurim hirm on? Ma arvan, et mul ei olegi enam hirme. Mul oli neid, ma tean, et mingisugusel ajastul ma teadvustasin hästi tugevasti seda, et äkki ma jäängi siia maailma üksi. Et see on minu jaoks kõige nagu hullem, et äkki mul ei olegi kunagi sõpru ja mul ei ole peret ja mul ei ole lapsi ja ma olengi mingi kibestunud nõme inimene, kes ainult käib ja vingub ringi. Aga siis ma mingil hetkel sain aru, et see ei ole mina. Mu sõbrad ütlevad mulle kogu aeg selle kohta, et sa oled nagu, sinus on nii palju energiat, et kus sa võtad selle energia, sinus on nii palju optimismi ja positiivset, et sul on mingid roosad prillid kogu aeg. Või mida sa tarbid, siis ma olengi nagu öelnud, et tegelikult ma ju ei tarbi mitte midagi. Ma lihtsalt nagu, ma olen õppinud elama hetkes ja tänases ja nautima seda, mis tegelikult elu pakub. Et ma julgen väita seda, et elu ikkagi kannab mind nagu ja hoiab mind ikka väga palju. Et ma õpin elama kerguses, et kõik asjade pärast ei pea muretsema, nagu eestlasele omane on kogu aeg muretseda. Siis ma olen loobunud sellest mõttest, et raha on maailmas kõige olulisem asi ja see äkki saab maailmast otsa. Ei saa, mida rohkem sa annad ringlusesse, seda rohkem tuleb tagasi. Et need on nagu sellised lihtsad tõed, milleni jällegi ma olen jõudnud läbi selle, et ma olen pidanud kukkuma nii palju, ma olen pidanud nagu iseendasse nii palju vaatama ja minu meelest see tunne, kus sa jõuad nagu sellesse punkti, et sa teed ainult seda, mis sulle päriselt rõõmu teeb. Siis sa annad nii palju nagu energiat ja sükest positiivset ja sükest nagu head enesetunnet juurde, et ma räägin, et see, kui ma selle depressiooni diagnoosi sain ja ma seal kodus olin
ja ma neid antidepressante seal kapi peal põrnitsesin, nendega tõtt vaatasin ja mõtlesin, et mulle piisab sellest teraapiast kah, mul ei ole vaja mingisuguseid ravimeid, sest tegelikkuses oli mu aju oli ikka täitsa sassis. Ja kui ma hakkasin neid võtma, tänaseks ma olen nüüd 6 kuud ära võtnud ja umbes 6 aega mitte võtnud, siis tegelikult mul on enesetunne täpselt sama hea kui sellel hetkel, kui need ravimid hakkasid mõjuma. Et see hirm, et sa jääd sõltuvusse mingist ravimist, aga see oli ka jällegi. See sõltuvuse hirm tekkis mul sellest, et mu nooremal õel oli sõltuvus. Et ma olin täiesti veendunud, et ma muutun mingisugusest asjast sõltuvaks selleks, et eksisteerida. Ja see oli jällegi üks tabu, mille ma pidin iseenda jaoks murdma. Ja selle sammu astuma iseenda heaolu nimel. See on nagu nii naljakas, kuidas sa võtad nagu tükikese siit ja siis lõppkokkuvõttes sa jõuad ikkagi kuskile mingisugusesse kohta tagasi, mis on olnud kunagi sinu minevikus kellegiga või kuidagi sinu perega seotud. Et see lapsepõlv on sulle nagu nii palju nagu dogmasid pähe nagu pressinud, et sa kardadki kõike. Aga kui sa õpid nagu nendest hirmudest nagu lahti laskma, siis kõik asjad nagu tegelikult on loogilised ja nad tegelikult nagu toetavad sind iseenesest juba. Et lapsepõlvest saadud sellised valeuskumused on tihti suureks takistuseks. Et mul üks sõber alles siin hiljaaegu ütles, et kuula, sa peaksid minema ikkagi kogemusnõustajaks. Mis kogemusnõustajaks? Mina ei oska nõustada. No, aga vaata, sul on nii palju asju, millest sa saad rääkida, millega sa saad toetada, sest et sa oled need asjad kõik ise läbi teinud. See on mingi, mina ei oska olla kogemusnõustaja, ma võin lihtsalt jutustada. Aga kui sa vaatad tagasi oma elule, millist nõu sa annaksid oma nooremale versioonile? Ma arvan, et kõige nagu siuksem asi on see, et andeks andmise asi on ikka kõige olulisem asi. Et kui sa suudad andestada, siis sa suudad vaadata nagu seda positiivset külge, mitte jääda sellesse kibedusse kinni, mis on sind nagu kuidagi pidi juhtinud. Sest tegelikult negatiivne sünnitab hästi palju negatiivset ja positiivne sünnitab hästi palju positiivset. Et kui sa suudad olla oma olemuselt see tüpaaž, et sul on klaas ikkagi rohkem pooltäis kui pooltühi, siis tegelikult on olemas ikkagi lahendused. Et mina olengi võtnud enda elu mõtteks, ei ole olemas probleeme, on lahendused. Et kui sa vaatad seda maailma nagu avatud silmadega, siis võimalusi on ju metsikult palju. Et sa saad iseennast alustuseks, õpi iseennast aitama. Õpi iseendaga olema, õpi peeglist, kui muud moodi ei saa, siis vaata peeglisse, et mind on piisavalt. Ma suudan ennast armastada, ma suudan olla iseendaga sõber. Kui sa neid asju suudad iseendale öelda, siis tegelikult on juba suur samm edasi astutud, sest väga paljud ei suuda nagu iseendaga olla. Ja mida ma nagu hästi palju nagu märkan tänaseks inimestes, on see, et nad ei julge tunnistada endale, et nad ei tule toime. Nad hambad ristis kannatavad selle asemel, et tunnistada endale, et ma ei tule toime, ma vajan abi. Et see on nagu teine asi, mida ma kindlasti kõrvalt vaatajana julgen täna öelda, et julge tunnistada, et sa oled hädas. See ei tähenda seda, et sa jääd alatiseks hätta. See ei tähenda seda, et sa oled alati abivajaja. Ja samas märka kõrval olevat abivaja, et see on mul Lasteküla ema poolt nagu sisse süstitud asi, et kui sa näed, kus viganed laita, seal tule ja aita, nagu mul ema alati ütleb. Et sellised nagu hästi nagu, kui sa õpid nagu kerguses nagu eluga kaasa voolama, on oluliselt lihtsam voolata, et ka näiteks minu need Hunt Grimsilma ametid on ju, et
ma teen täna ainult seda tööd, mis mulle päriselt rõõmu pakub, mida ma naudin, mida ma tahan teha. Et ma ei lähe tööle, isegi kui seal makstakse rohkem, ma ei lähe sinna tööle sellepärast, et ma saan suuremat palka. Et ma läbi selle suudan endale, ma ei tea, võib-olla võimaldada mingit asja rohkem. Aga kui ma ei saa sealt seda emotsionaalset läängut, siis see ei ole seda väärt. Mis sorti tööd sa teete? Täna ma olen müügijuht ühes metallifirmas. Siis ma olen vabakutseline fotograaf, siis ma töötan baaris, ma teen cateringi. Et kõik on sellised suhtlemist vajavad ametid ja suhelda mulle väga meeldib. Ma olen inimeste inimene täiesti. Et kõik ütlevad, et minuga on nii lihtne suhestuda. Et kuidagi hästi siuke avatud ja väljapoole ja siuke hästi optimistlik ja positiivne ja rõõmus. Et mäletan mul kunagi üks see oli peale kooli lõpetamist, ma töötasin Estonias. Ja siis mul tolleaegne juht ütles mulle, et kui Merlin mussitab, siis on mingi jama lahti. Et sa särad kogu aeg, et sul on kogu aeg on siuke sära silmis ja naeratus suul ikkagi. Et noh, kui sa hakkad nagu ise endas neid asju märkama, siis see on ka juba suur asi, et tegele ise endaga hästi palju. Et igasuguste kirjanduste lugemine ja võib-olla mingisugust, et noh, ka näiteks kui ma filme vaatan, siis minu jaoks on sisu oluline, mitte see, et ta on võitnud, ma ei tea, 1 000 000 Grammit, on ju. Et kui seal sisu ei ole, siis mina seda filmi näiteks vaadata ei taha, et ma armastan hästi psühholoogilise sisuga filme. Hästi palju igasuguseid psühholoogilise sisuga saateid, mulle meeldib vaadata, kus on inimsuhteid hästi palju, kus sa näed, kuidas inimesed ja mis baseeruvad ikkagi tõsielul rohkem, et ei ole nagu loodud nagu, ma ei tea, mingid romantikafilmid, et armastus ongi ainult õhupallid ja roosad mullid ja ma ei tea, südamed. Et päris nii ei ole, et sa pead nagu oskama seda tasakaalu nagu märgata ja hoida ise ka, et alati ei saa olla 50-50, vahest on 90-10 ja vahest on 20 ja 80, aga vahest on ka 50-50, et noh, see tasakaal iseendaga leida on nagu hästi oluline. Võib-olla sinu sellise elukogemuse juures, mis sa arvad, mis on nagu üks selline asi, mida sa soovid, et inimesed paremini mõistaksid? Ma arvan, et eelarvamus on see, mis inimestes võiks sageli ära jääda. Et inimesed ei anna võimalust teisele inimesele oma olemust sagedasti näidata. Nad nagu, ma olen ise olnud tegelikult ka mingites olukordades selline inimene, kes ei ole andnud inimesele võimalust ennast nagu näidata, kes ta tegelikult on, sest et ma olen võtnud selle kuvandi ja selle pildi, mida teised inimesed on sellest inimesest loonud ja ma tegelikkuses olen väga mitmel korral positiivselt üllatunud selles, et see inimene tegelikult on hoopis teistsugune kui see kuvand, mis temast on loodud. Et ma arvan, et see eelarvamuste vaba elu võiks meil olla nagu olulisel kohal elus. Et ma olen õppinud ise hästi palju seda, et anna alati inimestele võimalus. See üks võimalus, seda oleme me kõik väärt nagu selles mõttes. Et kui ma nagu tänaval ka inimesi vaatlen. Mulle vahest meeldib jalutada ja siis lihtsalt inimesi vaadelda. Et endale lihtsalt kujutada ette, et kes nad võiksid olla või millega nad tegelevad või ja siis ma tegelikult olen hästi nagu huvitavatesse olukordadesse sattunud. Et seda juhtub rohkem välismaalastega, sest nemad on kuidagi teistmoodi. Eestlased on hästi kinnised. Eestlasteni jõuda lihtsalt niimoodi tänaval kõndides on väga keeruline. Aga mis on juhtunud on see, et minu juurde on tuldud, sest et mu käest on küsitud, aga miks sa vaatad mind sellise pilguga? Siis ma olen nagu kirjeldanud, et näed, et ma siin jalutasin ja vaatasin sind juba eemalt, mõtlesin, et mis eriala inimene sa oled.
millega sa tegeled ja see on üldsegi mitte nagu see, et see inimene mulle kuidagimoodi nagu sümpatiseeriks või midagi. Lihtsalt ma nagu vaatan inimesi ja mõtlen, et kes nad olla võiksid. Et see on nagu kuidagi siuke üksinda jalutades siuke huvitav tegevus lihtsalt. Ja noh, inimesed on mõnedel juhtudel ma olen ka nagu täppi pannud. Et nagu elualaliselt, noh, mõnele sa vaatadki peale, sa nagu ütled kohe ära, et see inimene töötab kontoris, ta on jurist. See inimene töötab IT-s näiteks. Selle tuleb kohe. Aga samas teistpidi ma ei ole mitte kunagi eksinud inimestes, kellega ma olen päriselt nii-öelda suhtlema asunud. Et üldiselt ma tunnetan inimese loomuse väga kiiresti ära. Et ma ütleme siuke 3-4 lausega aiman juba, et mis inimesega tegu on. Et kas see on see inimene, kellega ma nagu tahan veel suhelda või see on selline inimene, kes võibki mulle distantsile jääda. Ma suudan viisakalt temaga samas seltskonnas viibida, ma suudan temaga viisakalt nagu mingit siukest viisakat mulli ajada, aga sellega ka asi piirdub. Et siukest sügavat vestlust ei teki ja mõne inimesega on see, et sa vahetad 3 lauset ära ja sul on täpselt siuke tunne, nagu sa tunneks seda inimest terve elu. Et sa kohe tunned ära, et on sinu inimene. Et ja mul on õnneks neid minu inimesi on nagu päris mõnusas koguses tekkinud ellu. See on väga tore. Millest sa unistad? Millest ma unistan? Ma ei unistagi ausalt öeldes, kui niimoodi võtta. Pigem olen see 2 jalaga maa peal realist. Aga mida ma nagu alati olen mõelnud, et mulle meeldiks elada niimoodi, et ma teen tööd ükskõik millises maailma otsas, aga ma elan alati Eestis. Et ma ei ole valmis Eestist nagu päriseks ära kolima, aga mulle meeldiks tööd teha niimoodi, et ma saan natukene töötada siin ja natukene töötada seal ja siis mul on alati see koht, kuhu tagasi tulla. Et mul on selle koha pealt ma olen võib-olla hästi siuke ratsionaalne. Et ma tahan, et mul oleks see oma koht, see oma loodud turvaline pesa. Jah, jälle langeme sinna tagasi sellesse turvavõrku, mida mul lapsepõlves ei olnud, et siis ma olen selle turvavõrgu endale täna siin loonud, et maailmas mulle meeldib rännata neid kogemusi ja emotsioone koguda, aga see turvavõrgustik on mul ikkagi siin. Et ma kardan, et ma ei ole võimeline seda mujal maailmas looma endale ümber. Et need minu inimesed, mul on kõige pikaajalisem sõbranna on sünnissaadik. Jah, et kui ma loon endale suhted, siis need inimesed üldiselt jäävad minu ellu väga kauaks ajaks. Et ma ei ole nagu selle koha pealt hektiline. Et ma pigem tahan, et mul oleks hästi stabiilne ja samas siuke avatud, et nad kõik teavad minust nagu minu nagu story't ja nad oskavad juba lugeda minu mingisugust olekut või mingisugust asja, et kuidas nad minuga näiteks olema peavad, sest mulle ei meeldi haletsus, mulle ei meeldi see, kui hakatakse, et issand, kui kahju. Ei, ma tahan nagu saada seda punch on the face nagu suhtumist, et kuule, aja nüüd oma jalad tagumiku alt välja ja hakkad tegutsema, mida sa passid. Et noh, see töötab minu puhul palju rohkem kui see, et nutame nüüd koos pott ja ei, see ei tööta. Et ma jah kuidagi tahan, et need inimesed, kes mind tunnevad, nad oskavad juba nad teavad, et mina olen ka see hästi straight ja ma ütlen asju välja nii, nagu ma mõtlen. Vahest ma olen taktitundetu selle tõttu, et ma olen liiga otse. Aga õnneks minu inimesed teavad, et ma ei mõtle sellega kunagi midagi halba, vaid nad on lihtsalt see ongi minu mingisugune eripära, minu mingisugune nõmekiiks võib öelda. Aga noh, see on ka ilmselt tulnud sellest, et ma olen pidanud ikkagi hästi palju oma koha ees siin maailmas võitlema, et ma selle pehmusega ei ole saavutanud seda, mis nagu mind kehtestaks. Aga kuidas sul on nagu suhe iseendaga? Kas sa enda vastu oled lahke? Jaa, ma nüüd olen õppinud olema enda vastu lahke. Pigem varem ei olnud.
pigem varem ma kogu aeg mõtlesin, ma olen mõttetu, noh, mis ma ikka siin elus saavutanud olen, on ju, tegelikkuses ma olen ju väga palju saavutanud, et ma olen ju käinud tegelikult kooli kõrvalt kogu aeg tööl, ma olen tegelikult olnud kogu aeg ju iseseisev, mul on täna laps, ma suudan temaga nagu toimida niimoodi ilma, et ma peaks oma lapse isalt raha küsima. Et noh, minu jaoks on suhted on alati olulisemad sellest, kui see, noh, ma olen alati nagu mõelnud niimoodi, et see materiaalne väärtus on tühine emotsionaalsete väärtuste kõrval. Et jah, ilma rahata me siin maailmas ei eksisteeri, aga suhted on olulised. Et ka näiteks lapse isaga ma saan täna oluliselt paremini läbi kui koos elades. Et koos elades oli temale kõik lubatud, minule mitte midagi, on ju. Täna ta ei saa mind keelata ja tänu sellele on ka meie suhted nagu läinud oluliselt paremaks. Et ja noh, läbi selle ma üritan nagu ka oma lapse nagu tervist säästa. Et noh, ma arvan, et minu kõige suurem saavutus ongi see, et ma suudan last kasvatada ka ilma nii-öelda materiaalse toeta. Ja seal juures olla nagu tass ikkagi täis suhtumisega ja lapsele ka nagu võimaldada seda positiivset maailmavaadet, et noh, et ta ei peaks tundma kunagi seda, et ta on kuidagi vähem oluline või et ta ei ole nagu nähtud, kuuldud, märgatud, et noh, ja ma üritan temaga käituda samamoodi nagu minuga Lasteküla ema käitus, et eksimine on inimlik ja eksima peabki laps selleks, et kuidas ta muidu õpib. Et noh, sellised lihtsad väiksed elu nii-öelda põhitõed, et eksida tuleb lasta toetatult. On minu meelest on nagu õige öelda selles suhtes, et ma oma sõprade puhul olen märganud seda, et hästi paljudel on see eksimishirm on hästi suur. Nad kardavad eksida, sest neil pole kunagi lubatud eksida. Ja see tekitab omakorda järgmisi trigereid. See panebki eksima. Jah, et sa... Hirm. Ja. Mille üle sa oled kõige tänulikum? Ma arvan, et kõikide nende kogemuste üle, sest mis ma nagu tegelikult olen läbi käinud, et see ilma vanemateta kasvamine on kasvatanud minust hästi palju iseseisvust ja nagu hästi tänulik olen ma kindlasti selle eest, et ma omal ajal sattusin Lastekülla, see avardas mu maailmapilt hästi palju. See õpetas mind arvestama teiste inimestega enda ümber, märkama abivajajaid. Et ma ju täna tegelikult tegelen ka vabatahtlikuna ise asenduskodu noortega, olles neile mentoriks ja vajadusel nii-öelda toeks. Et see tänutunne pisikeste asjade üle ja hetkede üle, et iga päev ma olen millegi üle tegelikult tänulik. Et kui väljas on ilus ilm, ma olen tänulik selle üle, et väljas päike paistab ja soe on ja mõnus on ja linnud laulavad on ja, või et selle eest, et ma ei pea mõtlema selle üle, et kus ma homme hommikul näiteks ärkan või kus ma süüa saan. Et ma suudan nagu tänulik olla niisugust elementaarset mõne inimese jaoks täiesti tühiste asjade üle, aga minu jaoks on nad nagu niisugused olulised väärtused, sest et mul tegelikkuses, kui ma täna peaksin olema töötu ja rahatu, siis ega mul minna ei oleks mitte kuhugile, kui ainult varjupaika. Aga kas see oleks nagu valik minu puhul? Ei, kindlasti mitte, sest ma olengi tänulik selle üle, et ma suudan iseennast majandada. Et ma suudan tunda rõõmu inimestest enda ümber, ma suudan tunda rõõmu selle üle, et mul on töö, kus käia ja mulle meeldib see töö, mida ma teen. Mul on sõbrad, mul on õed on ju ja kasuema. Mul tegelikult on ju kõik olemas, et mul tegelikult ei ole ju puudust mitte millestki. Lihtsalt need kukkumised on tekitanud selle olukorra, kus sa saad aru, et mis on tähtis ja mis ei ole tähtis. Et väärtushinnangud on hästi palju nagu loksunud hoopis teise suunda, et ma arvan, et üks mingisugune 15 aastat, 20 aastat tagasi ma olin palju materiaalsem ja palju rohkem ma mõtlesin ainult selle peale, kus ma saan
endale võib-olla, ma ei tea, kõige ägedama, ma ei tea, kleidi ja kõige ägedamad kingad või mida iganes, on ju. Et see materiaalne väärtus on nagu täiesti pöördunud emotsionaalseks väärtuseks, et minu jaoks on inimesed ja kohalolu, see märkamine ja kohalolu on hästi olulised. Et ka suhetes täna ma hindan enim seda, et see inimene on päriselt kohal. Ta on siin minu pärast, mitte selle pärast, et ta peab siin olema. Ta kuuleb, mida ma räägin ja ta salvestab selle info. Et noh, sellised asjad nagu siis mõtled, et aga mida sa veel tahad? Et tegelikult sellised asjad on olulised. Super. Et, jah. Väga ilus. Suur tänu sulle loo rääkimisest. Aga palju.